Teisipäeval oli Püha Markuse evangelisti kirikupüha ja evangeeliumis olid niisugused Jeesuse Kristuse sõnad, tema üleskutsed. Minge kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Jeesus Kristus pöördub mitte ainult oma apostlite poole, aga kõikide jüngrite, see tähendab ka meie poole, et me kuulutaksime evangeeliumi kogu loodule. Evangeelium, see tähendab hea sõnum, hea uudis ja just sellega me peame minema teiste inimeste juurde ja võib-olla mitte ainult Jumalast, kui hea on Jumal, et Jumal on armastus, sellest ka on vaja rääkida, aga näidata, et see maailm, kus me elame, on Jumala maailm. Kõik on tema käes. Muidugi inimesed juba ei usu sellesse, isegi kristlased. Nad näevad, kui palju kurja on sellest maailmast, aga meie peame kuulutama, et siiski see maailm on Jumala maailm, kus on palju armastust ja me peame näitama, tunnistama, et selles maailmas võib olla ka armastus, võib elada ka Jumal. Aga see väga tihti ei ole ka meie jaoks, sest me ka elame selles maailmas ja näeme seda kurja. Seepärast just niimoodi nagu need jüngrid, kes läksid Emmausse, nad rääkisid omavahel sündmustest, aga võib-olla rääkisid ka sellest, mis toimus Jeesuse Kristusega. Ka me peame rääkima, mis toimus Jeesuse Kristusega ja mis toimub ka täna temaga. Aga sellest ei piisab. Jeesus Kristus ise tuli nende juurde ja hakkas seletama neile. Peame eelkõige kuulama Jumala sõna. Ärgem unustagem, et evangeelium, see on hea sõnum, aga me peame lugema evangeeliumi selleks, et kuulutada teistele ja võib-olla iga päev me peame pühendama palju aega selleks, et see Jumala sõna hakkaks elama meie südametes. Aga teine asi, me peame paluma, et Jeesus Kristus seletaks meile, mida ta tahab öelda meile selle evangeeliumi kaudu just täna. Miks iga lause, mida me loeme evangeeliumist, on väga tähtis just praegu, mida Jeesus Kristus tahab selle kaudu öelda. Kui ma ei eksi, Pascal ütles, et kõige suurem vahe on mõistuse ja süda vahel. Peame paluma, et see vahe oleks vähem, et me mitte ainult oma mõistusega saime aru, mida me loeme, aga südamega võtsime vastu, et Jumal on armastus, ta tahab elada koos meiega.